Tere tulemast Tervisetasku järjekordsesse saatesse. Mina olen teie saatejuht Kätrin ja kui eelmisel korral kohtusime teiega Tartu Tervishoiu kõrgkoolis, siis täna oleme tulnud hoopiski Nõo spordikooli. Selleks, et teada saada, miks nii meie kui ka teised inimesed siia kogunenud on, lähme ja vaatame, mis sees toimub. ...26. oktoobril toimus Nõo spordikoolis Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäev, mille raames esinesid näiteks arstid, Päästeamet ja veebipolitseinik. Nüüd oleme kinni püüdnud ka Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäeva korraldusmeeskonda ehk siis Nõo valla tervisemeeskonda kuuluva juhi Ene Mölteri. Mitmendat korda siis tegelikult see üritus juba toimub? 9. korda juba toimub, et koroona aastad jäid vahele, et muidu oleks veel rohkem olnud, jah. Ja meie meeskond on teinud seda nüüd 3. korda, jah. Et 2017 tegime, 2019 ja siis nüüd. Mida inimeselt sellelt ürituselt saama peaksid? See üritus on nagu puhas ennetustöö tegemine, et nad peaksid saama siin teadmisi ja siis niisuguseid asju, et tähendab, et nad saaksid kinnitust oma teadmistele, aga ka uusi teadmisi ja meelde tuletamist, sellepärast, et siin on ainult tervise ja turvalisuse ja ohutuse teemad. Kas väärikas eas inimestele suunatud üritusi on veel tulemas Tartu maakonnas? No kindlasti neid on ikka pidevalt, et teevad vallad ka nagu oma väärikatele. Meil on nüüd nagu siis kõik vallad nagu kaasatud ja et siin ei olegi kaugelt ju nii palju, kui väärikaid on meil Tartumaal. Aga Tartu linnas ju tehakse hästi palju ja ürituste alla võib ju lugeda ka seda, kui on mingi päevakeskused teevad oma üritusi ja käiakse reisimas, käiakse spaades ja käivad igasugused külalised nagu, et vestlusringid, et neid üritusi on ikka päris palju ja see on väga oluline sellepärast, et kui väärikad, et ei jääks üksinda oma koju ja et nad saaksid suhelda, et nende vaimsele tervisele nagu mõeldakse ja need igast väärikatele mõeldud asutused ju teevad ka neid huviringe ja et oleks ikkagi väärikatel nagu selline hea elu, mitmekülgne ja nad saaksid rõõmu tunda. Et selliste ürituste korraldamise jõud ei rauge, nagu ma aru saan, et juba nii mitu aastat on ka seda üritust korraldatud, et on see nii? Jaa, see on meie tervisemeeskonna üks prioriteet, et erinevatele sihtrühmadele siis üritusi teha, et me oleme peale väärikate teinud ka lastele nagu maakondlikke üritusi, et meie tervisemeeskond toimib 2015. aastast ja me oleme ikka nii vallasiseselt nagu püüdnud oma inimestele ja oma erinevatele eagruppidele nagu teha üritusi, pluss siis maakondlikud. Et jah, meil on väga tore meeskond ja kõik on nagu ihu ja hingega selle juures, et üritusi teha. Aitäh ja edu edaspidiste ürituste korraldamisele! Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäevale on kohale tulnud ka keegi muu kui meie oma Estkeer. Küsimegi, millega Estkeer siis tegelikult tegeleb? Tere, Ave! Tere, Katrin! Estkeer tegeleb koduhooldusteenuste osutamisega. Ühe sõnaga toome kõik teenused inimesele koju kätte. Et näiteks kui ta vajab juuksuriteenust ja aga ta ise näiteks salongi minna ei saa, siis tuleb meie juuksur ja teeb soengu või siis lõikab habeme. Samuti on ka küünehooldusega samamoodi, et kui salongi minna ei saa, tuleb meie pedikuuri kohale. Aga eelkõige oleme ikkagi keskendunud isikuhooldusele ja et inimene saaks kauem oma kodus elada. Too mõni näide suurematest saavutustest, millega Estkeer viimasel ajal hakkama on saanud? No neid saavutusi on tegelikult palju, alustame kas või tervisetaskust, et tegelikult see on ju super, et me saame inimestele näidata seda, millega me tegeleme ja ühtlasi saavad nad tulevikus infot, kui nemad ise või nende lähedane vajab abi. Ja kas või Tallinnasse laienemine, et see on kindlasti meie pisikese kollektiivi jaoks väga suur samm ja mul on hea meel, et tegelikult Tallinn on meid ka väga ilusti vastu võtnud. Lisaks kõigele muule on ka meil koostöö Koduanduriga. Koduandur on meil siin ja temaga loosime täna välja ka 6 kuud tasuta koduanduri teenust kõigi nimekirja pannud inimeste vahel.
et need on nagu suurimad ja pluss siis ka veel, ei ole veel kõik, on ka meil Sleep Angel, kellega meil on väga hea koostöö, et uni tuleks hea. Aitäh, Ave! Aitäh, Katrin! Ja järgmisena saamegi tuttavaks veebipolitseiniku Alik Sädega. Miks te olete siia tulnud? No esimene eesmärk on ikkagi hoida ja teadvustada vanemaid inimesi, et interneti ohtudest, et väga palju on inimesi, kes satuvad lihtsalt kelmide ja petiste küüsi. Millega veebipolitseinik igapäevaselt kokku puutub? Veebipolitseiniku põhitöö ongi veebis minna kell 8 kontorisse, avada Facebook ja alustada vastamist kirjadele, mis tulevad sealt selle kaudu. Siis me käime loengutel, vanematele inimestele, käime koolides, anname internetis nõuandeid, anname soovitusi, suuname inimesi edasi, kas on vaja kriminaalpolitseile näiteks alustada mingit menetlust või on lihtsalt piisab nõustamisest. Aga kuidas oletame siis eakate puhul ennetada internetiohtude tekkimist? No eakad muidugi käivad vähem sotsiaalmeedias, aga aeg edasi järjest nad on juba õppinud ja järjest rohkem satuvad eakad sotsiaalmeedias, aga ka telefoni teel lihtsalt pettuste ohvriks, et müüakse, ostetakse, pakutakse. Et telefoni teel on põhiline, sotsiaalmeedia on number 2. Aga miks teie hinnangul eakad nii palju sotsiaalmeediat ei kasuta? No eks üks ongi see tehnoloogia, et nad ei jõua lihtsalt sellele uuendustele asjadele järgi, et kui hakatakse rääkima siin Snapist ja Discordist, siis nad lihtsalt ei tea, et noored tarbivad kõike, aga ma räägin, nad õpivad vaikselt, kuid jõuavad järgi ka. Kas on üldse oluline, et eakad kasutaksid sotsiaalmeediat? Ma arvan küll, et sotsiaalmeedias on suhtlus omavajalistega ja seal saab hobidega ja mitte ainult niisama lobiseda ja kritiseerida, vaid saab lihtsalt ka lastega ja kõigiga, et saab näha ka laiendada silmaringi, et ega kogu sotsiaalmeedia pole liigu paha ju, et seal on ka häid soovitusi. Aitäh ja edu veebipolitseinik Alik Sädele! Aitäh! Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäevale on saabunud Päästeametist ka Taavi Siilbek. Rääkige, milles teie hinnangul peitub tänase ürituse olulisus? Olulisus peitub selles, et inimesed viitsivad oma aega kulutada sellistele üritustele välja tulla, kus siis väga paljudel erinevatel teemadel räägitakse. Kas te oskate tuua mõne näite, mis on eriti oluline, millest peaksid eakad siis täna midagi kuulda võtma? No kui me räägime just sellest Päästeameti teemast, mida me siin kajastasime, ongi siis ikkagi elanikkonna kaitse, et nad ise oleks kriisideks valmis ja loomulikult ka kukkumisohutusest võtaksid päris palju kaasa. Aga kuidas te üldse hindaksite praegu seda, et kuidas eakad kodustes tingimustes ise hakkama saavad? No ütleme, et tööd veel on kõvasti, et nad ise ütlevad ka, et neil oleks abi vaja, aga kõigini abi ei jõua. Aga teinekord ongi vaja lihtsalt natukene inimesega suhelda, aru saada, mis see ohukoht tema jaoks on või millest abi vajab. Et tegelikult nad saavad hakkama, aga jääb puudu just sellest, et keegi lihtsalt natukene läheks ja räägiks inimesega ja saaks palju paremini juba. Meie ettevõtte Estcare teeb koostööd koduanduriga. Kas sellise anduri olemasolu peate oluliseks? Absoluutselt. Ehk siis kui inimesel või lähedasel ongi mure, kus tema eakas lähedane on või sugulane on, et kui midagi juhtub, siis ma arvan küll, et see on väga oluline andur tegelikult, samamoodi nagu suitsuandurgi või vinguandurgi, et mingi oht kodus ikkagi olemas on, siis on hea. Nii et soovitaksite koduandurit siis kõikidele inimestele? Absoluutselt. See on ikkagi üks asi, kui saab inimest aidata. Ja kui inimesel ongi reaalselt häda, ta ei saagi liigutada, siis see on väga hea andur, jah. Aitäh ja edu Päästeametile! Mina olen Külli Kikas ja mina olen Salutarise omanik. Töötan seal ka nii juhataja kui müüja, siis nagu müüjana. Ja me oleme Eesti turul juba 96. aastast. Meil on väga suur ja lai kaubavalik. Meil on väga lai kogemus inimeste nõustamises. Me müüme tallatugesid,
siis tugisukkasid, ortoose, proteese. Meil on ka riiklikud lepingud haigekassa soodustusega saavad inimesed osta, kellel on vaja, näiteks perearst saab kirjutada tõendi, on trauma ja operatsioonijärgsed ortoosid ja proteesid ja on ka siis juba alates 19. eluaastast, kellel on kroonilised haigused, siis perearst saab kirjutada neile digiretsepti. Ja müüme jalatsid, oleme spetsialiseerunud ka just hästi laiadele jalatsitele ja kellel on näiteks haamervarvast, halluksvalguse konti, et ka need inimesed saaksid omale siis spetsiaalselt jalatsi, sest tihtipeale nad peavad muidu ostma endale mitu numbrit suurema jalatsi, siis nad käivad nagu 7 penikoorma saapaga. Aga meil on valikus praegu, ma arvan, üle 400 erineva jalatsi mudeli. Müüme talvel ka lahtiseid jalatseid, et inimesed saaksid siseruumidesse endale osta jalatseid ja samamoodi, kellel on vaja siis tööjalatseid, kodus sussid, meil on vildist sussid täis ortopeedilised. Tõesti, jalatsi valik on hästi lai. Tugisukkasid müüme, seljaortoos ja põlveortoos, et meil on tõesti väga lai valik. Salutarise kodulehel on kirjas, et e-poe avasite peamiselt sellepärast, et klientidele lähemal olla. Kuidas te veel klientidele lähemal olete ning nende rahulolu tagate? No oleme võib-olla selle e-poega see, et me üritame alati, kui inimesel on mingisugust küsimust, siis me alati neid aitame, nõustame. Et ega me rohkem ei saagi olla, et me oleme Tartu keskne selles suhtes, et pood on Tartus füüsiline pood, aga käime üle Eesti ka näiteks sellistel, nagu praegugi selline väärikate päeval, oleme käinud Türi Lillelaadal ennast tutvustamas mitmel korral, oleme, kui Tallinnas oli 60+ festivale, oleme käinud nendel osalenud, et anname ikkagi endast nagu teada ja inimesed üldiselt leiavad meid ülesse, kellel ikkagi vaja on, siis nad leiavad meid ülesse. Ja lähemal olla on alati inimestele hea, eks ju, et aidata. Ja muidugi, kuna me oleme nii laia ampluaaga, siis see suust suhu reklaam ka jõuab, et keegi näiteks on meie juures käinud, on saanud abi ja siis ta sellest räägib ka näiteks mõnele oma lähedasele ja siis jälle me saame aidata teda võib-olla, kui on. Et ma ütlen, et kui me ise ei saa, siis alati on keegi hea koostööpartner, kelle juurde me saame inimest saata. Aitäh ja edu Salutarisele! Nüüd veel viimasel hetkel oleme Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäevalt kinni püüdnud ka perearsti. Rääkige, milles peitub tänase ürituse olulisus eakatele? Tegelikult see on üks oluline üritus ja ma arvan, et neid üritusi peaks rohkem tegema, sest et tegelikult arstid ja kõik arstid soovivad väga palju inimesi nõustada ja tegelikult ka eakad inimesed on võib-olla kõige haprem ühiskonnalüli, et siis tegelikult neid tuleks nõustada ja tuleks nagu erinevatest asjadest rääkida. Aga kui mõtleme sellele, et tänane päev on suunatud tervisele ja ohutusele, mis valdkonnast veel peaks üritusi eakatele korraldama? Tegelikult ma arvan, et võiks olla ikkagi niisugune väike tervisepäev, kus eakad inimesed saaksid omavahel kokku, saaksid ka natukene vestelda, jutustada ja midagi ka füüsilist teha, sest et tegelikult väga tihti eakad inimesed ka ei liigu ja kardavad liikuda, ütleme nii, ja siis tegelikult niisugune üritus võiks olla nende jaoks väga-väga hea. Mis on olulisim, mida üks eakas enda tervise kaitsmiseks teha saab? Tegelikult ma arvan, et ikkagi tal tuleks koostööd arstidega, meedikutega teha, sest mõnikord ma olen ka näinud kahjuks, et miskipärast eakatel inimestel tekib niisugune väike umbusaldus arstide suhtes. Et siis tegelikult, kui on olemas niisugune koostöö, siis ka saab eakaid inimesi üsna hästi aidata. Et teie arvate, et kõige rohkem oleks siis vaja lihtsalt suhelda ja suhelda? Just, jah, seda küll. Aitäh ja edu, perearst Igor Junkin! Ja, aitäh teile! Nagu näha, on minu selja taga väga palju inimesi, kellest enamik on pensioniealised. Praegu nad näiteks kuulavad ja panevad nippe kõrva taha, millest räägib neile veebipolitseinik Alik Säde. Säde keskendub peamiselt internetiohtudele ning nende ennetamistele. Aga lähme ja vaatame, mida külastajad ise tänasest üritusest arvavad. Igati positiivselt, et hästi palju saab teadmisi ja saab ka mis edasi teistele anda. Aga mida te ise annaksite, millist nõu te annaksite, kui te esineksite siin?
nõu annaksin sellist, et tuleb olla rohkem avatum ja tulla küsida, aga mitte tõmbuda endasse, et tänapäeval on niimoodi, et paljud vanurid ja üldse inimesed jäävad tõmbuvad endasse, et nad ei taha kellegi suhelda, et see on võib-olla ma just propageeriksin seda, et mitte iseendasse tõmbuda, et rohkem ka väljapoole elada. Aga kas on tänaselt ürituselt meelde jäänud ka mõni kindel esineja või ettevõte, kes särab? No ma mõtlen seda, et just see panganduspool oli kõige rohkem mida inimesed ei tea, et sellest siis saaks edasi anda teistele, et paljudel vanuritel näiteks ei olegi internetiga midagi, aga nad lähevad kuskile raamatukokku ja siis sealt saavad ja lendavadki niimoodi orki nende petturite peale ja lähevadki, teevad endale niisuguseid suuri kahjusid. Millised olid enne tänast teie ootused sellele üritusele? Positiivsed, seepärast, et need on alati väga põnevad ja huvitavad. Ja kas tänane üritus seni on teie ootuseid täitnud? Ja väga, täiesti. Siin on igasugused sellised nüansse ja asju, mida sa saad teada, mida ise ei ole vahepeal teadnud. Aitäh ja edu Helgi Maiele! Aitäh! Nüüd olen ma leidnud oma vanaema, kes on mulle väga oma ja lähedane, nagu ütleb ka Estkeeri tunnuslause. Ja räägi mulle, kuidas sulle tänane üritus meeldib? Hästi, kui nii võtta. Siin ma olen nüüd teist korda juba. Mis sulle enim on meeldinud tänastest esinejatest või ettevõtetest, kes siin end esitlevad? Tegelikult kõik, kui nii võtta. Need on ühesõnaga see politseinikud ja siis laste see põilnemine ja niisugune ja. Aga miks sa arvad, et tänane üritus on väärikas eas inimestele oluline? Nad saavad niisugune informatsiooni tead, kui nii võtta. Aga kas sa arvad ka, et see siin üritusel võiks teha midagi teisiti, kui on täna või varem tehtud? Seda ma ei oska eriti öelda Et kõik on senimaani väga hästi sobinud, nagu ma aru saan? Jah. Siis on väga hästi ja soovime minu vanaemale edu ürituse jätkumisel ja mine sööma, siin on väga hea toit, ma olen kuulnud. Nüüd on meil võimalik rääkida Nõo spordikooli kohale tulnud Heliga, kes räägib meile sellest, kuidas talle tänane üritus seni meeldinud on. Seni on kõik väga ladusalt läinud ja väga on meeldinud. Mis täna võib-olla kõige rohkem silma on paistnud või kes? No ei oskagi eraldi välja tuua, kõik on vajalikud asjad, mida ma olen kuulnud siin. Ja need tantsulapsed on hästi toredad. Aga mis te arvate, milles peitub sellise ürituse vajalikkus üldse? No selge on see, et osa inimesi, kes ei tööta arvutiga võib-olla loevad ainult lehti ja kuulavad raadiot, et nendele on see eriti vajalik. Sellepärast, et siin räägitakse niisuguseid asju, millega tegelikult inimesed puutuvad kokku hästi palju, aga millest võib-olla vähem on kuulda. Kas teil olid enne tänast üritust ka mingid ootused või lootused sellele sündmusele? No tegelikult tutvudes selle päevakavaga, ma vaatasin, et väga huvitavad teemad on, aga kuna ma olen ise päevad läbi töötan arvutiga, siis päris uut ei ole senini väga olnud. See oligi täna toimunud Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäev Nõo vallas. Mina olen teie saatejuht Kätrin ja meie lähme nüüd vaatama, mida Nõos veel huvitavat leidub. Aga teie kindlasti jälgige Estkeeri YouTube'i kanalit, et olla kursis Tervisetasku tulevaste saadetega.